Elamus Bowling võõrustab alates 10. septembrist rahvusvahelist seltskonda, sest toimumas on Estonian Open 2026. Läheb korralikuks bowlimiseks ja kui selle kohta midagi tahad teada, siis tuleb alati pöörduda Gert Ruusi poole, kes on 6-kordne Eesti meister ja üks tõeliselt äge treener ja korralik bowlingumängija. Gert, räägi, mis siis konkreetselt toimuma hakkab? Tere ka sulle, Krista. Estonian Open 2026 on põhimõtteliselt Baltimaade üks suurim võistlus, suurima auhinnafondiga võistlus. Ja siia on kohale tulemas põhimõtteliselt 10 erinevast riigist osalejad ja oodata on ka Soome ühtesi parimaid mängijad, et väga kõrge tasemega võistlus. Eesti kõige paremad mängijad on kohal ja see aasta ka mina võtan tõsiselt sellest osa. Ma just tahtsin küsida ja muidugi sina võtad osa ja muideks juba ütles sõna auhinnafond. Oh my god, see on 33 000 eurot. On see sulle motivatsiooniks või on see tegelikult üldse eestlastele motivatsiooniks? Kui palju üldse inimesed käivad mängimas bowlingut, sest bowling on üks selline spordiala, kus sul on reaalselt võimalus raha teenida. Kui palju see on motivatsiooniks praegu? Ütleme nii, et Eestis sellist taset veel nii ei ole, et elukutsest keegi nagu raha teeniks, aga võtame siin naaberriigis soomlastel, et seal on nagu neid professionaalsed mängijad juba päris palju, kes reaalselt teenivadki nagu elatist sellega. Et see sellise auhinnafondiga võistlus juba kutsub need paremad mängijad kohale. Küll aga bowlingus tipptasemel need auhinnad ei ole nii kõrged võrreldes teiste spordialadega, aga siin jah, Elamus Bowlingus ja pubis, mis see võistlus Estonian Open tuleb, et see kutsub paremikku kindlasti kohale juba tervest Euroopast. Väga võimas ja muideks rääkides sellest Euroopast ka USA-sse on jõudnud kuulsud, et meil on üks maailma parimaid bowlingusaale. Mina tean seda, vaatasin intervjuud, nimelt oli teil külas üks USA nii-öelda üks absoluutne legendaarne bowli oli. Just, Parker Bone III, jah. Et ta käis meil eelmisel nädalal siin treenimas meil õpilasi ja nagu Elamus Bowling Pubi ja sotsiaalmeediast on näha, et ta tegi väga head videod siin, kiitis meie saali taevani. Et juba see kontseptsioon, mis siin saalis on, et ta nägi, et spaast tulid inimesed siia bowlingut mängima, tema ei olnud seda varem näinud, et see oli nagu ülikiht sellise kaliibriga mehelt näha sellised kommentaare. Kui sa võtad veel, ta kindlasti ju tegelikult tõi ka mingi tehnilisi asju välja, võib-olla mida ütleme, minul ei ole nii võib-olla mõista, aga need bowlijad, kes siia tulevad, mida neile taskuks öelda, miks on see üks absoluutselt legendaarselt äge koht? Just see, et siin on kõik olemas, see miljöö, et saal näeb nii uhke välja, köök on väga hea, et see tehnilised lahendused siin bowlingu rajad ise on väga hästi hooldatud, et siin annab teha isegi veel suuremaid võistlusi. Et mina tegin ka talle ettepanek, et tulevikus võib-olla üks veel suurem võistlus teha, et ma ei tea, et kas radade arvu poolest sobib, et 16 rada on siin võib-olla üks rohkem olema, et maailma mastaabis need saalid on veel suuremad, aga Parker ütles selle kohta, et kui on soov, on ka võimalus. Me lähevad asjad siin aina põnevaks. Ütle mulle nüüd sellele võistlusele astuvad ju üles ka need eestlased, sa ütlesid, need on Eesti parimad. On seal mõned sinu õpilased, treenerid, ütleme õpilased ja kellele sa oled treener olnud? Ja, et mina ütleme nii, et olen treeninud peaaegu kõiki Eesti mängijad, et võib ka öelda, et kõik on põhimõtteliselt minu õpilased olnud, et kõik tulevad siia mängima ja mina hoian kõigile pöided üleval, et mul on üks eraldi õpilane, kes tuli minu juurde 2 nädalat tagasi alles trenni ja me tegimegi nagu eraldi sellise projekti temaga, et ta teeb minu juures 4 nädalat trenni ja ta tuleb Estonian Openile võistlema. Et ta ei ole varem bowlingut vist peaaegu üldse mänginud, aga ta nägi seda reklaami ja ütles, et kuule, et ma tahan võistelda. Gert, palun treeni mind 4 nädalat ja vaatame, mis saab. Ai, kui põnev ja ma arvan ära ta nime täna veel välja öelda, sest kui ta nüüd selle kinni paneb, siis on küll olemas meil sellised geniaalsed eestlased, mille üle me ju tegelikult ei üllatu. Kui suur üldse on šanss, et eestlased seekord võidu võtaksid? Ütleme nii, et koduväljaku eelis on tegelikult päris suur, et eestlastel võita on suhteliselt kõrge šansud, aga ütleme nii, et Soomes praegu see tase on päris kõrge, et on tulemas eelmise aasta võitja Juhani Tonteri, kes just eelmisel nädalal Soomes võitis Hammer Challenge ära, üks suur võistlus Soomes, et tema on väga vormis praegu ja mina paneksin panused tema peale ja tema võitis ka mind eelmisel nädalal finaalis seal Hammer Challenge ära, et tema on väga vormis, mina ütleks, et soomlastele jääb praegu. Mina ütlen, et hoopis sina võidad ja mina panen kõik panused Gerdi peale või siis need ägedate eestlaste peale, kes siin võistlema lähevad, aga kellel on siis huvi tulla elama kaasa, sest oma koduväljakul, oma inimeste kõrval on alati kõige mõnusam, kui sul on ka oma tiim, kes sulle kaasa elab. Nii et alates 10. kaua siis kestab? Ja, 10. septembril algab ja finaalid on siis 20. septembril, et pealtvaatajatele ka, kes soovib tulla professionaalset bowlingut vaatama, 20. september on siin finaalid, eestlased, peaaegu 10 erinevast riigist mängijad on koha peal, tulge vaatama. Ja kes ei taha, siis võtab oma kogu pere kaasa, lükkab selle pere, kes ei taha spaasse ja ülejäänud rahvas tuleb siia. Aitäh sulle, ma hoian sulle südamest pöialt. Aitäh.